Tere jalgpallisõbrad, kätte on jõudnud kesknädal ja kuupäevaks on 24. mai. Vaatame koos üle eilsed vutimängude tulemused ning käime üle värskemad uudised. Episoodi numbriks on meil juba 8. Eile mängiti tippjalgpalli Hispaanias ning ka meie koduses Premium-liigas leidis aset 2 põnevat kohtumist. Premium-liiga 14. vooru avamängus sai tabelijuht Flora võõrsil raske 1-0 võidu Narva Transi üle ning kindlustas sellega esikohta. Teist kohtumist järjest lõi Flora ainsa värava Sergei Senjov. Harju Laagri ja Kuressaare tegid tänava juba teise 1-1 viigi. Kui esimene omavaheline mäng toimus märtsi alguses talvises Kuressaares, siis täna mängiti Laagris 18 soojakraadiga. Harju asus kohtumist 10. minutil juhtima, kui Kaarel Usta pääses Danil Rudenko eeltöö järel Magnus Karofieldiga silmitsi ja lõi palli ristnurka. Kuressaare viigivärav sündis 38. minutil, kui Mattias Männilaan sahistas nurgalöögi olukorras Mattias Paltsi söödust. Kuressaare asub liigatabelis 17 punktiga 5. ja Harju 6 punktiga 10. kohal. Hispaania kõrgliigas kasutas Real Valladolid kodus ära värske meistri Barcelona sirgeks lastud jalad, kui alistas katalaanid 3-1 ja parandas sellega ühtlasi väljalangemisheitluses märkimisväärselt oma positsiooni. Portugali jalgpallitäht Cristiano Ronaldo liitus jaanuaris Saudi Araabia klubi Al Nasriga, kuid nüüd soovib ta väidetavalt juba Euroopasse naasta. Kirjutatakse, et igapäevane elu Saudi Araabias ja meeskonna siseelu pole vastanud Ronaldo ootustele. Samuti sattus mees aprillis skandaali, kui tegi vastasfännide suunas žesti, mille raames haaras mees oma kubeme piirkonnast. Nüüd nõuab kohalik advokaat Nouf bint Ahmed Ronaldo riigist välja saatmist, sest jalgpalli tähe žest on Saudi Araabia seaduste järgi kuritegu. Ma olen üllatunud, et ta punane kaart tühistati. On vaieldamatu, et tegemist oli agressiivse käitumisega. Olen oma seisukoha rassismi suhtes juba selgeks teinud, kuid arvan, et punasel kaardil pole sellega midagi pistmist, ütles Barcelona peatreener hiljutises intervjuus. Me saame nüüd pakkuda Moises Caicedo'le ja Alexis McAllisterile võimalust mängida Euroopas. Oleme selle jaoks oma taset piisavalt kergitanud. Ma mõtlen enda ja klubi peale, kuid samas pean ka mängijate peale mõtlema. Neil on vaid üks elu antud ja me ei saa nende eest otsustada. Me peame olema valmis mõningaid mängijaid välja vahetama, rääkis Brightoni peatreener De Zerbi väljaandele Evening Standard. Chelsea tahab poolkaitsja Ruben Loftus-Cheeki eest vähemalt 25 miljonit eurot saada. Gazzetta dello Sporti andmetel on mehest hetkel väga huvitatud AC Milan. Sky Germany reporteri Florian Plettenbergi kohaselt on Chelsea endiselt proovimas läbi suruda Victor Osimheni üleminekut. Reporteri sõnul on ründaja Chelsea ahitavate nimekirjas number 1 ning mees soovitakse saada endale umbes 110 miljoni euro eest. Väidetavalt tahab Napoli president De Laurentiis aga vähemalt 150 miljonit eurot saada ning selleks tuleks Chelsea'l enne mõni mängumees maha müüa. Problemaatiliseks teeb Chelsea jaoks asja muidugi ka järgmisel hooajal meistrite liigast puudumine. Ma ei tea veel täpselt, mida tulevik ees ootab, aga neid viimast 4-5 kuud olen tõsiselt nautinud. Tegemist on tõelise suurklubiga ning kõik klubis võtsid mind hästi omaks. Mu meeskonnakaaslased on uskumatult toredad ning ma väga naudin hetkel siin viibimist. Kuna Chelsea lepingus Atleticoga väljuostuklauslit pole, siis usutakse, et La Liga meeskond küsiks mehe eest suurusjärgus 90 miljonit eurot, et üleminek lõplikuks teha. Felix on Chelsea eest 14 liiga mänguga löönud 3 väravat. Pärast pühapäevast rassismiskandaali avaldas Hispaania politsei video, milles väidetakse, et nad on vahistanud 3 Valencia fänni, keda süüdistatakse rassistlike märkuste tegemises Vinicius Juniori suunal. Fabrizio Romano andis Twitteri vahendusel teada, et Martin Odegaardi ja Arsenali lepingus on klausel, mis lubab klubil mehe lepingut veel aasta võrra pikendada.
Klubi võib klausli käivitada, et meest 2026. aastani klubis hoida, kuid selle asemel loodetakse tegelikult mehega hoopis uus pikaajalisem leping sõlmida. Odegaard armastab väidetavalt klubi ning Arsenal soovib, et Martin oleks osa nende pikaajalisest projektist. Väljaande Diario sportiandmetel on Barcelona pidamas edasi jõudnud kõnelusi Manchester City ning nende kaitsemehe Joao Canceloga. Mängiagent Jorge Mendes on hea sõber Barcelona presidendiga ning olevat väidetavalt klubile teada andnud, et neil on võimalik mees endale saada. Tehingu pudelikaelaks võib saada ka City määratud 50 miljoni eurone suurune hinnasilt, mis teeb mehe Barcelona jaoks hetkel liiga kalliks. Samuti otsib Barca hetkel eelisjärjekorras hoopiski Busquetsile keskväljal asendust. Canceloga lepingu sõlmimine võib olla siiski võimalik, kui Barca suudab Cityt veenda meest neile laenule andma. Granit Xhaka andis Evening Standardile antud intervjuus teada, et avaldab sel nädalal avalikkusele oma tulevikuplaanid. Teen enne Wolvesi mängu pühapäeval teadaande. Fännid väärivad seda ja samuti ka mina. Xhaka, kes on jõudmas oma lepingu viimase 12 kuuni, on lähedal liitumaks Bundesliga meeskonnaga Leverkuseni Bayern. Aitäh jälle meie väikest saadet vaatamast ning loodetavasti saame tagasi uute uudistega olla juba homme. Kui teile meeldib see, mida me siin teeme, siis palun olge head, likeige, kommenteerige, share'ige julgelt ning pange ka muidugi subscribe meie kanalile. Jälle nägemiseni! EA Sports, to the game. EA Sports. Bro, come on! No, bro.